Paljud inimesed tahavad oma kahte koera harjutada koos sööma, kuid see ei ole kindlasti õige viis, kuidas seda teha. No! Bad girl! Right, come and eat your dinner. Don't do that again. Esiteks, mõlemad koerad on liiga lähedal ja kohe sellel hetkel, kui ühel koeral saab toit otsa, ta läheb otsima, kus saab seda juurde. Lisaks on näha, et mõlemad koerad on natukene alakaalus, paljudele tundub see, et nad on jube kõhnad, tegelikult paar kilo juurde ja nad on väga-väga heas vormis, aga siiski, kui koerad on näljas, siis ressurss, toit on neile kõvasti väärtuslikum. Esimese sammuna, kui hakata üldse koeri koos söömist harjutama, ei tohiks panna neid kõrvuti. Meil on üks vana video, kus me näitasime seda, et kuidas kutsikaeas me harjutasime Säkku ja Itit koos sööma. Mõlemal peab olema turvaline ruum, kus nad ei hakka üksteise toidukaussi jahtima, aga samas ka piisavalt lähedal, et nad näevad üksteist ja nad harjuvad sellega, et koos söömine on okei. Selles videos on näha, et inimene pani koertele toidu ette ja lihtsalt jättis nad sinna sööma ja ei ole mingisugust kontrolli inimesel. Ehk siis sellised asjad võivad juhtuda väga kergesti isegi koertega, kes on elanud elu läbi koos, on harjunud koos olema, aga kui on midagi nii väärtuslik nagu toit, võib see plahvatada väga kiiresti. Seega esimese sammuna tuleks harjutada neid sööma eraldi, võib-olla ühes ruumis, aga inimene peab olema kogu aeg koha peal. Kui mina annan enda kahele koerale süüa, siis ma mitte kunagi ei jäta neid üksi, kui ma tean, et nad võivad üksteise toitu hakata varastama. Seega väga tähtis on see, et sa õpetad seda, et iga koer sööb oma kausist, kui toit on söödud, sa võtad nad eest ära ja niisama toitu vedelema ei jäta. Kui sa tahad, et nad koos söövad, ära pane neid üksteisele liiga lähedale, ära pane neid kokku, sellepärast et sellised asjad juhtuvad kiiresti, et sa ei saa isegi reageerida. Seega minu arvates selle kõige vastutus langeb omanikule. Inimese kohustus on kontrollida seda, et mõlemad koerad on turvalised, nad saavad oma toidu söödud, ei tekiks mingit kaklusi. Näiteks isegi see kauss, mis mõlemal koeral oli, on näha, et need libisevad maast. Need ei ole kummeeritud alt, ehk siis väga lihtne on see, et koer läheb jälle üle, sööb, ta nügib oma seda toitu eest ära ja lähebki teisele koerale liiga lähedale ja tekib kaklus. Isegi siis, kui üks koer ei lähe teise kaussi otseselt, see liigne lähedus võib tekitada pingeid, sest koerad väga kaitsevad oma ressursse. Isegi kui üks koer jätab oma toidu järgi, ta võib selle järsku minna uuesti sööma puhtalt selle pärast, et kui mina ei taha enam süüa, ei ole see põhjus, et ma tahan sulle anda seda toitu. See on see, kuidas nemad mõtlevad. Ehk siis iga ressurss, mis on nende oma, nad hakkavad seda kaitsma. Seega, kui sa kodus hakkad ise harjutama kahte koera koos sööma, väikeste sammudega, alati väikeste sammudega, nad ei pea olema kõrvuti, vaatama üksteist. Mõned teevad niimoodi, et nad panevad ühe koera teise koera ette ja nad näevad üksteist ja nad näevad üksteise nägusid. See on jällegi natukene vale viis. Okei, kui sa annad neile umbes 5 meetrit vahet, võib see olla juba parem, aga siiski ma soovitaks eraldi ruumid, veel parem kui on puur, vähemalt ühel koeral, veel parem kui 2 koeral, siis nad saavad mõlemad turvaliselt süüa ja sinul ei teki seda muret, et nad võivad kaklema minna. Seepärast, et sellises olukorras nagu siin videos võib tekkida selline kaklus, kus üks koer saab nii haiget, et seda sõprust enam ei teki. Ja see sabaliputamine seal ei tähenda seda, et nad on omavahel okei, vaid see on lihtsalt elevus sellest olukorrast. Pinge on nii suur, nad ei tea, mis juhtuda võib. Jah, mingisugune austus neil koertel selle omaniku vastu on, sellepärast, et kui ta tuli sinna, viskas mingi jalanõuga, see väga midagi ei teinud, aga see karjumine tõi koerad sellest välja. Pole õige viis seda lahendada, nad lihtsalt reageerivad selle häälele, hakkavad kartma ja muidugi ta võib selle käitumise ära lõpetada, aga järgmine kord võib sama olukord uuesti tekkida. Seega toitmise ajal alati taga, et mõlemal koeral on turvaline, et mõlemal koeral oleks piisavalt distantsi, et nad ei pea mõtlema selle peale, et üks neist tuleb, võtab teise toidu ära, vaid mõlemad saavad rahulikult süüa
Ja number 1, alati peab olema sinul endal vastutus, sellepärast et kui juhtub mingi olukord, kus koerad lähevad kaklema, seda pärast lahendada on palju raskem kui see, et teha need õiged sammud kohe ja vältida igasugust konflikti.